Tänase keerulise teema sissejuhatuseks räägin Iirimaa koomik David Alleni anekdooti. Allen on tuntud usu üle nalja tegemisega. Üks jutt oli sellest, kuidas paavst ja ateist vaidlesid Jumala olemasolu üle. Paavst algas juttu väga viisakalt, aga kui paari tunni pärast polnud ateist Jumalat tunnistanud, läks paavst marru. Sina mees, sina oled nagu kinni silmadega mees pimedas toas, kes otsib musta kassi, kes pole seal olemas. Teie kõrge ausus, meil polegi suurt lahkarvamust. Teie olete kah nagu kinni silmadega mees pimedas toas, kes otsib musta kassi, kes pole seal olemas. Aga teie olete seda kassi leidnud, sülle võtnud ja paitama hakanud. Täna tahan teile rääkida sellest, kuidas on võimalik, et ühiskonnas on sellised faktipõhised lahkarvamused. Ja veel, kuidas on võimalik, et selgelt tunnustatud faktid ei mõjuta rahvast ümber mõtlema. Näiteks, kuidas on võimalik, et usklikud ei suuda ateiste ümber veenda ja samuti ateistid ei suuda oma teadusega usuteadlasi ületada? Kuidas on, et liberaalidel ja konservatiividel on nii erinevad vaated, et nad ei suuda koostööd teha? Ja minule tähtsam, mispärast mõned ei pea minu juttu õigeks? Peame aru saama, et asi pole nii lihtne, et mõned teavad tõtt ja teised on lollid. Me peame aru saama, miks meie arvamused on nii püsivad ja miks nad on nii erinevad. Mitte ükski meist ju ei tea igast teemast kõike. Kosmosest, DNA-st, ajupsühholoogiast, bioloogilisest ainevahetusest ja nii edasi. Mida meie usume, pole ainult see, mis on meie ajus. Ja iseasi on, kui palju informatsiooni meie suudame üldse ajus hoida ja ajust välja otsida otsustamise heaks või enese väljendamiseks. Üks minu kangelastest, John von Neumann, kirjutas inimaju mälumahust ja arvestas ajurakkude ja sünapside kogusest, et inimajus võiks olla umbes terabaiti mahus informatsiooni. Von Neumanni arvestus ei kaalu aju korduvaid ja informatsiooniga ebaolulisi funktsioone. Aju korduvatest funktsioonidest on hästi aru saada sellest loost, mis juhtus natuke rohkem kui 20 aastat tagasi. 7. aprillil 1994. aastal FedEx lend 705 lennutas elektroonikat Memphis, Tennessee'st San Jose, Californiasse. Kui pardal juhtus kaaperdamise katse, mida sooritas oma FedEx tööline Auburn Calloway. Calloway oli valetanud oma tööandjale oma kvalifikatsioonist ja tema töökoht oli ohus. Calloway kasutas oma privileege kaasa sõita ja kitarrekohvris tõi haamrid pardale. Plaan oli haamritega pilooti, abipilooti ja lennuki inseneri surnuks või vigaseks lüüa, lennata tagasi Memphisi ja peakontorisse sisse lennata. Sellega oleks kättemaks sooritatud oma tööandjale ja oma surmaga saanud oma perekonnale $2,5 miljon surmahüvitist. Calloway'l peaaegu õnnestus. Kõik 3 pardal olevad ohvitseri said haamriga pähe löödud, aga kuidagi kolmekesi suutsid vigased mehed kaaperdajad ületada ja üks piloot suutis lennukit maanduda. Kõik 3, kes vigastada said, jäid invaliidideks ja jäid töövõimetuks. Ühel haamrilöök rammis suure tüki koljust ajusse sisse ja mees oli paremalt küljelt haavatud ja kaotas kõnelemisvõime. See jutt on oluline sellepärast, et see
näitab, kui palju korduvat funktsioone on ajus. Pole nii, et ühed rakud ja sünapsid on pühendatud ainult ühe asjale. Kuigi pilooti aju oli ligi poolenisti kahjustatud, 2 aastaga suutis ta uuesti rääkida ja paremalt keha poolt kasutada. Informatsioon, mis ajus püsib, on samuti korduvalt sünapside vahel hoiul. Fakt, et on hiigelpalju sünapse ajus, ei tähenda seda, et need on kõik seotud informatsiooni säilitamisega. Selle asemel, et inimese mälumahtu hinnata rakkude ja sünapside arvel, psühholoog Thomas Landauer mõõtis otseselt inimeste mälumahutusvõimet. Landauri katsetuse märkimisväärne tulemus on, et inimesed suudavad mäletada umbes 2 bitti sekundis igas olukorras. Olgu mällu vaja salvestada visuaalset, verbaalset, muusikaalset või mis tahes informatsiooni. 2 bitti sekundis. Landauer järeldas, et inimese aju mälumaht on umbes 1 gigabait. See pole üldse muljet avaldav. Kujutage ette, paarikümne euro eest saate arvutipoest osta 64 korda rohkem mälu kui omal ajus. Ja sellise väikese mälumahuga meie teadmised ei ole ainult oma ajus. Inimestena evolutsioon pole arendanud meid selleks, et on vaja ajus palju informatsiooni hoida. Meie kasutame ka teiste inimeste ajusid, enda mõtete ja teadmiste täiendamiseks. See on evolutsioonist inimese omapära. Šimpansiid näiteks ei suuda kergelt üksteiselt õppida, aga inimestel on teistelt õppimine väga loomulik. Vaadake näiteks seda videoklippi, kus väike laps vaatab, kuidas psühholoog on hädas ja mida see väike laps oskab instinktiivselt teha, kuigi tal pole sellist kogemust enne olnud. Inimestel on koostöötahe ja oskused sisse ehitatud. Selles mõttes on inimeste ajus sarnasus nii sipelgatega kui mesilastega, kes kah koordineerivad tegevusi üksteise heaks. Aga inimesed toetuvad teistele kah teadmiste suhtes. Meil pole kõigil aega ega tahtmist kõike fakte koguda, seedida ja ladustada. Kui keegi teine esineb, nagu tema juba teab ja oskab, siis meie koordineeriv instinkt suunab meid tema positsiooniga liituma. Isegi siis, kui selle ühe oskused ja teadmised pole hästi maandatud. Inimeste informatsiooni piirang võimaldab väga erinevaid arvamusliidreid. Ühiskonnas on kohta nii Ahto Lobjakasele kui ka Varro Vooglaidile. Mõlemad oskavad enesekindlalt välja laotada fakte ja argumente, mis resoneerivad paljudega ja liidavad endale kaasmõtlejaid. Samuti on selge väljenduslaadiga poliitikud, kelle jutt ja väljendid ahvatlevad oma seltskonda. Kui keegi on juba valinud gruppi, mille argumente aktsepteeritakse, siis on väga raske seda liiget ümber veenda teisiti mõtlema. Vahetevahel võid sinagi leida, et sa nimetad kellegi juttu või nalja labaseks või idiootseks või võltsuudiseks. Aga siis on aeg hoogu maha võtta ja pisut mõelda. Kui sinu ainus argument teise väidete vastu on, see on liberaalne mõla või see on konservatiivide mõla, on täitsa võimalik,
et sinu väikeses 1 gigabaitilises mälurepertuaaris pole lihtsalt seda informatsiooni olemas. Samuti seda teadmist ei eksisteeri ka sinu sõprade väikestes 1 gigabaitilistes mäludes. Selle asemel, et võõraid väiteid lihtsameelselt hukka mõista, võiksid ise selle teema kohta rohkem lugeda, uurida ja kuulata või enda tutvusringkonda laiendada inimestega, kellel on laiem silmaring. Kahjuks sellist nõu on lihtsam pakkuda kui jälgida. Tuleb välja, et täiskasvanute teadmisi ja arvamusi on väga raske muuta. Seda vanemaks meie saame, seda jäikemaks läheb meie võime uusi teadmisi ja arvamusi integreerida 1 gigabaiti suurusesse mälumahusse. See võib olla sellepärast, et raske on ümber paigutada sünapside vahelist ühenduse võrku. Sest teadmised pole mitte ainult meie oma ajus, vaid ka meie mõttekaaslaste ajus. Tähendab, et teadmised on väga vastupidavad muutustele. Pikemat aega on sotsioloogid, psühholoogid ja politoloogiad avaldanud, kui raske on arvamusi muuta ainult informatsiooniga. Need, kes valimistulemusi uurivad, on selgelt näidanud, et valimisreklaamide informatsioonil on väga väike mõju. Suurem mõju on sinu mõttekaaslaste arvamused. See tähendab, et uurijad oskavad paremini ennustada sinu valimiskäitumist sinu mõttekaaslaste arvamustest kui sinu oma teadmisest. Ja siia ma tahtsingi tänase jutuga jõuda. Valimisreklaamid, mis edastavad informatsiooni, pole väga tõhusad. Uurimised näitavad, et halvustavad loosungid on efektiivsemad kui ratsionaalne informatsioon. Sho Tsugawa ja Hiroyuki Oshaki uurisid 4,1 miljon Twitteri säutsu ja avastasid, et säutsude viraalsus ja säutsude edastamine on negatiivsete sõnumitega märkavalt sagedam kui positiivsete ja neutraalsete sõnumitega. Halb uudis levib kiiresti nii külas kui sotsiaalmeedias. Just halvustavate sõnumitega on hiljuti võitnud EKRE endale poolehoidu. Must näita ust ei kooseluseadusele, ei pagulastele. Negatiivsed sõnumid tekitavad mõttekaaslaste seas ühtsust ja erastab EKRE-t teistelt parteidest. Kahjuks seni pole mina aru saanud, kuidas need seisakud ja vastuolud minu elu paremaks muudavad. Negatiivinformatsioon levib kiiresti läbi ühiskonna. Vaadake näiteks India valimisi, mis just lõppesid. Kõik valijad teadsid, et 20% parlamendikandidaate on kuritegijad. Mitte väikeste rikkumiste kuritegijad, vaid suured vargad, sulid, inimröövlid ja mõrtsukad. Suurem osa neid kurjategijaid valiti parlamenti. Ja seda oli ette arvata, sest eelmisel parlamendil oli ka 33% saadikuid kurjategijad. India ühiskond nagu Eestis on lõhestatud ja killustatud. Igalt sektil on oma tšempion ja olgu ta kurjategija, ta on ikka selle sekti kurjategija. Me näeme seda ka Ameerikas. Isegi nende hulgas, kes Donald Trumpi toetavad, kõik teavad, et Trump on 9 päevaga valetanud rohkem kui 10 000 korda. Trump võib olla valelik, aga tema on vähemalt oma mõttekaaslaste valitaja. Ja Eestis on linnarahvas, kelle huvid ei kattu maarahva huvidega. Tööandjate teadmised erinevad tööliste teadmistest. Väikeettevõtjad vajavad poliitikat, mida suured ettevõtjad ei taha. Avalik sektor ja privaatsektor on konfliktis. Investeerijatel ja laenajatel, rikastel ja vaestel, tööealistel ja pensioniealistel on kõikidel erinevad teadmised ja arvamused.
Igal ühiskonna killul on lootus, et nende tšempion, kas ta on hea või halb, esindab nende huve. Olgu siis Martin idioot, kes vajab targemaid nõunikke, aga ta on ikka EKRE idioot. Olgu Savisaar suli, aga ta on keskerite suli. Olgu Ratas venemeelne, aga ta on keskerite venemeelne. Olgu Kallas Veebfondi ja Eesti Panga varas, aga ta on reformerite varas. Killustatud rahvagruppidel pole muud lootust, kui toetada oma meest, kas ta on kvalifikatseeritud või mitte. Kui teie olete minu videosi jälginud, siis teate, et mina ei ole üldsegi vaimustatud Eesti partokraatlikust süsteemist. Minul on täitsa ükskõik, kas oled usklik või ateist. Mul ükskõik, kas kandidaat on liberaal või konservatiiv. Mul pole tähtis, kas kandidaat on reformikas, kesker, sots, isamaalane, roheline või EKRE. Tähtis on, mida kandidaadid oskavad oma rahva heaks teha. Mitte oma heaks, vaid rahva heaks. Nii kaua, kui meil on valimisseadus, millega ainsad kindlad võitjad on parteituusad, pole minul lootust, et Eesti elu paraneb.